Võiks arvata, et ühe maailma võimsaima mehe olemine paneb sind end turvaliselt tundma. Putini jaoks on see täpselt vastupidi. Ta on üle elanud kümneid atentaadikatseid ja meetmed, mida ta kasutab ellujäämiseks, on tõeliselt pöörased. Tal on James Bondi stiilis auto, nähtamatu lennuk, terve laevastik presidendilennukeid ja veel kõvasti rohkem paranoiat. Kujuta ette, kuidas Putin on teel paraadile, kui mässulised Wagneri palgasõdurid ründavad tema kolonni. Tulistamine puhkeb mõlemal pool teed. Kahjuks palgasõdurite jaoks sõidab Putin aga oma Oryx Sena nimelises 6,5 tonnises hübriid V8 limusiinis, mis on sisuliselt tank. Esimene AK-47 kuulivalang lihtsalt peksab vastu ust ja jätab vaevu jälje. Mõistes, et sellest ei piisa, toovad ründajad välja raske kuulipildujaga varustatud veoauto ja lasevad konvoi pihta järjest kuule. Isegi see ei suuda limusiini peatada, sest see on kuulikindel ka suure kaliibriga ja soomust läbistavate kuulide vastu. Siis viimases hädas puistavad ründajad teeloogasid ja süütavad tee, et teda lõksu püüda, kuid rehvid on tegelikult tugevdatud. Nii et isegi kui kõik teised saavad puruks, suudab auto ikkagi 10 miile edasi sõita, piisavalt kaua, et ta turvaliselt välja viia. Aga näed, auto on see osa, mida ta laseb kõigil näha. Kui Putin lendab, siis ta lendab selle lennukiga. Lendav komandopunkt kuldsete kaunistustega, tugevdatud krüpteeritud sidesüsteemiga, et ta saaks riiki juhtida, mis on eriti oluline tuumakäsuahela jaoks õhust. See lendab ka koos Su-27 ja Su-35 hävitajate eskadrilliga ning pardal on ka päästekapsel juuks, kui vaja peaks minema. Siis on veel isiklik rong, millest peaaegu keegi ei tea. Need on nii tugevalt soomustatud, et iga vagun vajab kaalu kandmiseks 6 telge. Ja sees on see liikuv palee, kus on kontorid, restoran, jõusaal ja isegi aurusaun. Rööpad viivad otse tema majja, nii et ta saab igal ajal ilmuda ükskõik millisesse tosinast häärberist. Ja keegi ei teaks, kus Putin tegelikult on. Ja kui sa kunagi tahad oma tööd vihata, siis lihtsalt pea meeles. Ja lisaks sellele on Putin nii paranoiline, et tal on inimesed, kes koguvad tema väljaheiteid välisreisidel, et keegi välismaal ei saaks teada, kui haige ta tegelikult on.